kas sa võid seaduslikult tulistada vaenlase sõduri pihta, kui ta ripub langevarju küljes? Noh, see sõltub täielikult sellest, millise lennuki pealt ta just alla kukkus. Oletame, et sa tulistad alla hävituslennuki ja piloot katapulteerub. Kui sa tulistad tema pihta, kui ta alla langeb, siis palju õnne, sa oled just sooritanud sõjakuriteo. Genfi konventsiooni artikkel 42 ütleb, et kedagi, kes hüppab hädas olevast lennukist langevarjuga, ei tohi allalaskumise ajal rünnata. Ja kui ta on maandunud, pead sa talle andma võimaluse alistuda enne, kui võid tulistada. Aga mis siis, kui see langevari avanes sellepärast, et mees hüppas täiesti töökorrast transpordilennukist välja? Noh, nüüd on ta langevarjur ja artikkel 42 ei taha temaga enam mingit pistmist teha. Teda taevast alla tulistada on täiesti seaduslik ja sama seaduslik on teda tulistada kohe, kui ta saapad maad puudutavad. See on sellepärast, et piloot, kes hüppab välja põlevast hävitajast, on sisuliselt taeva hätta sattunud meremees. Ja kuna tema lennuk on kadunud, läks tema relv sellega koos ja kõik, mida ta nüüd teeb, on lihtsalt püüda kukkumine üle elada. Kuid langevarjur on täpselt vastupidine, tema ise ongi relv. See reegel ei eksisteerinud suurema osa õhuvõitluse ajaloost. Kogu teise maailmasõja vältel tulistasid mõlemad pooled abituid lendureid alla, kui see neile sobis. Sest piloot, kelle sa täna koju hõljuda lased, on juba järgmisel nädalal uues lennukis ja pommitab sind uuesti. Ja usu või mitte, alles 1977 aastal viitsis keegi lõpuks selle artikli kirja panna. Ja ausalt öeldes pannakse seda proovile isegi praegu. Sest kui 2 Ameerika pilooti hiljuti Iraanis katapulteerusid, käskis IRGC tsiviilisikutel nad kohe nähes maha lasta.